Tere! Rõõm on teid näha tänases saates. Tänane saade on meil eriline. Täna näete kõike põnevat, mis on toimunud meie koolis sünnipäeva nädala jooksul. Alustuseks näitame me teile retrokaadreid aastast 1993. Seejärel näete diplomite jagamist aulas. Samuti tuleb juttu ka teatriõhtust, kus me ka ise olime. Just, eriti mina. Seejärel külastate meie kevadkontserdi, kuhu me ise kahjuks ei jõudnud, kuid õnneks meie kaamermees oli seal igati kohal. Just. Taas muna päiksekiirtes piilapuu ja ka see kuldses kuues mängib tuul ning kõrgel taevavõlvi õhtu veel on kureparved kaugel teel. Taas tihti vihmast märgan rannaliin ja hallautu hääbub silmapiir, kus oled nüüd mu väike viirelind, ei otsida ma oskasin. Nii hell ja hea kõik oli siis, suurt õnne tundis mu veel. Külm sügistuul sind kaasa viis, jäänd ainult unelmad veel. Taas puna päiksekiirtes piilapuu ja ka see kuldses kuues mängib tuul, kuid suvi soe eial meelest lähe, ta südamesse alles jääb. Taas puna päiksekiirtes piilapuu ja ka see kuldses kuues mängib tuul ning kõrgel taevavõlvil õhtu veel on kureparved kaugel teel. Taas tihti vihmast märgan rannaliin ja hallautu hääbub silmapiir, kus oled nüüd mu väike viirelind, ei otsida ma oskasin. Nii hell ja hea kõik oli siis, suurt õnne tundis mu veel. Külm sügistuul sind kaasa viis, jäänd ainult unelmad veel. Taas puna päiksekiirtes piilapuu ja ka see kuldses kuues mängib tuul. Spordimälumäng Kumerang, piirkondliku etapi esimene koht, Ida-regiooni etapi teine koht. Rainer Põõko. Aga kui ma hakkan teile lahti seletama, mis asi on teine C, see on tegelikult nagu klass, eks ole. Aga kui me hakkame mõtlema, et kui sa tahad number 2-ga näiteks mingeid asju osta, siis no 22 tükki võid osta, aga kes ostab 222 tükki?
mis teha? Ma ei tea, mine sina. ei, mis ma teen? Ma ei tea, mõtle välja. Ja mine sina ka. Kas sa aita lased? Isa ei luba meid Maretiga aidas magada. Toas magame. Töötan öö ja ostan tihasele pekki. Ta ostab tihasele pekki. Aga mul on väike kuldsõrmus. Ta on väga ilus ja alati minuga kaasas. Tere tulemast Rakvere Reaalgümnaasiumi iga-aastasele kevadkontserdile. Ma loodan, et te saate ilusaid muusikaelamisi. Kus on mastiks kõlbulik, mina olen laevnik. Kus on mastiks kõlbulik, mina olen laevnik. Igast tööst leidub alati üks suhkrut, mis teeb, suhkrut, mis teeb, suhkrut, mis teeb. Igast tööst leidub alati üks suhkrut, mis teeb, küpratera maagusaks. Käivad hoogsad meie jalad, see on jões jalaviis. Särisevad näiajalad, see on steeres tantsuviis. Tui, tui, ui, tui, ui, tui, ui, tui, toovil, toovil, touada. Tui, tui, ui, tui, ui, tui, ui, tui, toovil, toovil, touada. Maju ja südameid tundma ta peab, neist mõned on halvad, kuid enamus head. Murede üle talvägi ja võim, võtab luua ja minema pühib need kõik. See on neiu luuris silma, kuna tõske pidake, kaasike ja otsin tomale käo kauni kamperi kaasake. Kõik laule leidunal ei ole leidus, osta kuulda vaid. Muusika on päikselõõm, muusika on õnnesõõm. Ta on lõputu, ikka jälle uus, on kui armastuse rõõm. Kui sünkadi sama poole, kui sünkadi sama koolil toimus selle nädala jooksul ka teatejooks. Kas sa ise jõudsid teatejooksule? Võtsid sealt osa? kas sa siis ei näinud mind? Kahjuks ei pannud tähele. No sest mind seal polnudki. E- ja R-klassid. Mihkel võtab selle poti endale. Kõik, kes jooksid, minge Mihkli juurde ja küsige Mihkli käest omale autasu. Nii. Näete, roosad tüdrukutele, sinised poistele. Ja sinised pidid poistele kotis olevad asjad minema ja roosad tüdrukutele. Ja kolmas oli siis A- ja M-klassi võistkonnad.
teatejooksust on hea edasi tormata projektipäeva. Täpsemalt oli meil projektipäev, mille teemaks oli energia. Just. Terve päev saime teada head ja paremat energiast. Saime näiteks teha ka ise energiajooki. Oho. Nii et päev igati asjalik. Päev igati õnnestunud. Nii, seejärel näete te meie koolis toimunud tutipäeva. 12-mendikud ikka prütsisid meid korralikult veega. Sa said näkku minu meelest. Oi jaa, nad ei alastanud. Tänu kiirpärasele kombinatsioonile, mille moodustavad riski. Nii, nüüd ma loen ette. 1, 2, 3, 4, pa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et te võite ette kujutada, et sellel inimesel ei ole eriti kerge keskenduda mingisugustele asjadele, et kogu aeg keegi peab. Ja siis toimus meie koolis kuninganna sünnipäev. Kui ta sai 90-aastaseks. Täpselt. Kõik meie kooli õpetajad panid pähe ilusa kübara ning aulas oli kuulda kaunit laulu.
Taaskord olid meile külla tulnud 21. lennu vilistlased, kes andsid koolis tunde. Kas sina said tunnistusa? Absoluutselt mitte. Seda ma arvasin. Kas 48 päris pilves peaks juba olema? Natuke võib vara. Kui aktiivsed tänapäeva noored üldse on nii majanduses kui õppimises üldse? No tulles tagasi kas või selle sama tunni juurde, kust mina hetkel tulin. See oli 11. klassi poisid, 19 poissi. Mul oli eelaimdus, et nad on pigem vaiksed, neil ei ole väga hästi sihid paigas või nad on kuidagi arglikud, aga ei. Ma sain väga positiivse tagasiside ja mis mulle meeldis oli see, et ühes klassis olid esindatud kõik võimalikud erinevad valdkonnad, alates kaunitest kunstidest kuni võimalike tuleviku pilootideni välja. Et vähemalt selle klassi osas, majandusklass, 11 klass, on minul küll väga positiivne suhtumine praegusesse gümnaasiumi osasse. Mis sa arvad, millist tüüpi inimene ja millise haridusega inimene elus läbi lööb? Ma arvan, et kõrgharidus, on ta siis rakenduslik või mitte, võiks olla. Nüüd kõik edasine on juba väga lahtiste kaartidega avatud mäng. Ehk siis ma väidan, et kõrgharidus on see üks eeldus, mis võiks aidata rohkem kui kõik ülejäänud tegurid. Kõik ülejäänud on juba selle indiviidi enda teha. Kuidas sa suhtud selles, et kindlasti peab minema nüüd kõrgkooli või hoopis minna natukene nõusetada maailma ja elu vaadata kaugemal? Me just 11. klassis arutasimegi seda ja jõudsime järeldusele, et ei ole õiget viisi. Igal ühel on oma õige viis. Ja ongi neid, kes soovivad minna kohe ülikooli, on neid, kes soovivad võtta nii-öelda gap-year'i, minna välismaale, on neid, kes soovivad õppida 1 semestri välismaal, on neid, kes ei soovi üldse kooli minna, tahavad tööle minna. Ehk siis ma ei eristaks ühte teist. Ma pigem toon välja seda, et kui oluline on olla ettevõtlik, võtta suund ja seda minna. Ja milline on soovitus siis tänastel lõpetajatele? Võtta vabamalt. Mulje on see, et natukene liigselt ollakse pinges just kui see valik, mis nüüd toimub pärast lõpetamist, on see kõige olulisem. Tegelikult ei ole. Mina soovitan regulaarset massaaži, puhkamist ja vähem ülemõtlemist. Tegelikult on kõik okei ja isegi kui see valik, mis nüüd tehakse, ei lähe kõige paremini, seda saab korrigeerida igal aastal. Ja siis tuli meile külla Tartu Ülikool. Ja seal käisime meie ka. Ja. Tore mees oli. Tal oli kuidagi huvitav viis, kuidas ta rääkis. Ja. Tervist! Nagu öeldud, ma tulin Tartust, Tartu Ülikoolist, olen sealt soomugri keelte õppejõud, lektor. Juba 10 aastat olen ka Tartu Ülikoolis õppinud ise ja lõpetanud, väitekirja kaitsnud ja praegu olen juba täiskohaga nii-öelda õppejõud. Õpetan siis, annan fenovistiga aluseid, pean seminare, õpetan ka keelt või keeli ja siit ka näete, et teemaks on komid ja komikeel. Miks nii? Vastus on lihtne, tervist. Ma olen ise komimaalt pärit, rahvuselt komi ja emakeeleks või nagu praegu juba kombeks öelda esimeseks keeleks on mul komikeel. Aafrika üle 2000, Aasia üle 2000 ja siis, mis me siin isegi õpime, on ikkagi Ida-Euroopa keeled ja soome-ugri keeled. Et meil on siin nagu teame keeli 2 keelkonnast, aga kus seal tõesti, et annab mingi sellise ühe pildi, aga kui võtta seda laiemalt ja kui vaadata ka kaardina, et see on selline kaart, kus on keelelist mitmekesisust või tihedust. Et mida punasem, et siin on kõige punasem tähendab, et on 170 keelt hästi lähestikku. Ning viimaks näete siis
algklasside diskot, kus käisin ka mina isiklikult ja olin Lotte rollis. Wow, fantastic, baby. Oh, oli küll tegus nädal. Kui sina suutsid kogu meie saate algusest lõpuni ära vaadata, siis oled RRG tõeline fänn. Kohtume juba järgmises saates.